Tere tulemast kuulama ja vaatama jälle järjekordset Raplamaa podcasti. Me oleme eetris igal neljapäeval, igal nädalal kindla peale, vahel isegi mitme saatega, nii et vaadake meid YouTube'ist, nagu te praegu hetkel juba teete, seal on podcasti üleval kõvasti, siis Spotify's oleme ka olemas ja podcastid.ee lehe peal täpselt samamoodi. Nii, järgmine podcast teie ees nüüd ja kohe ja hakkame rääkima Rapla Kiriku muusikafestivalist. Stuudios Kait Kaeval, kes on kogu selle ürituse projektijuht. Tere. Ja lõpuks ometi siis Pille Lill ka, kellega me oleme juba sel teemal aastaid rääkinud, aga kordagi pole kokku saanud. Kunstiline juht, siis tervist. Tervist. Rõõm näha. Üle 30 aasta juba. Mitmes kord see tuleb üldse nüüd? 34 juba, jah. Mis sellest festivalist erilise festivali teeb? Palju siin Eestis selliseid asju üldse tehakse? Ei tehtagi rohkem? No mis sina arvad, Kait? Mis teeb sellest festivalist meile meie jaoks on see väga eriline? Jaa, ma arvan, et publiku jaoks on ta samamoodi eriline. Kas tehakse kusagil Eestis veel? Kiriku muusikafestival. Ei, aga Eestis sarnaselt tehakse, ei tehta sellised mitmepäevalist. Nii pikaajalist. Kes selle välja mõtles? No ta on tegelikult selline festival, mis on rohkem nagu ilusa muusikafestival, sest kirikutesse ju muud mitte midagi ei sobi, kui ainult ilus muusika. Ja muusika siis muidugi ainult klassikalise muusika valdkonnast, koorimuusika samamoodi, ansamblid, solistid ja nii edasi. Et see on see erilisus ilmselt, kui sa küsid, eks ole, et mis on erilisus, aga erilisus on veel see, et Rapla on tõstetud Eesti muusikakaardile. Sest vastasel korral ikkagi, kui Raplas sellist suursündmust ei oleks, siis me ei näeks Raplat suurt midagi. Me teaksime võib-olla jah, et siin on ilus kirik, eks ole, et siin tehakse mingeid veel memmedaadipäevi ja mis siin kõik toimuvad, eks, aga selline rahvusvaheline festival, kuhu tulevad ka rahvusvahelised külalised, solistid, tulevad näiteks Kanadast on tulemas kuulajaskond, terve suur grupp. Aga kuulajaskond lausa koos nagu tulevadki kuulama? Tulevadki kuulama ekstra seda festivali pärast, planeerisid endale ühe sõna. Juba me hakkasime nendega, olime ühenduses, ma ei mäletagi mitmeid kuid tagasi ja nad küsisid juba kuupäevi ja et on ka niisuguseid, neid on palju, kes tulevad ekstra selle festivali pärast ka mujalt maailmast, nii et see teeb ainult rõõmu. Aga muidugi kohalikul inimesel, kuidas sa tunned, Kait, kas sellel aastal meil publikuga tuleb hästi? Tahaks loota. No kindlasti, kus ta pääseb, eks. Aga kahtlemata see kogu majanduslik olukord ja sõjaolukord ja kõik need toetused, mis on vähenenud, see ikkagi mõjutab päris festivali korraldamine või no üldse selliste meelelahutusürituste korraldamine tänapäeval nagu mingi trill ja trall kindlasti ei ole. Et vägev, et ikka inimesed viitsivad sellega tegeleda, sest et jah. Viitsivad, seda on vaja. No on lihtsamaid asju, mida elus teha saaks lihtsamini läbi, aga ei vägev, see on nagu super, et sellega tegelete. Kes selle ikkagi siis esimese tegi või kes selle välja üldse mõtles omal ajal? See on tulnud Raimo Kivistiku poolt ellu kutsutud festival. Ikkagi. Raimo Kivistik oli jah nõukogude ajast välja tulles uue iseseisvuse ajal ikkagi väga oluline korraldaja. Raimo oli väga võimas mees, tal oli igasugused mõtteid ja palju mina teda isiklikult natukene tundsin, sa teda üldse. Ja ma teadsin tema naist, tema abikaasa oli Liina Saari, kes laulis minuga koos ooperis, ta oli koorilaulja ja Raimoga me ikkagi mitmeid kordi kohtusime. Nii et Raimo pani sellele ausalt öeldes selle aluse ja see on imeline alus ja tema lõigi sellest kohe rahvusvahelise festivali, sest juba tol ajal sai ta väga tugeva kontakti Soome kirikumuusikutega ja niimoodi siis hakkas see festival minema. Siis see algne idee, mille pärast see festival tehti või kuidas seda tehti, see on põhimõtteliselt säilinud samal kujul? Ma arvan küll. Ma arvan sama. Ja midagi, siis kui ma tulin siia festivali juurde 2010. aastal, nii et ma olen juba 16 aastat sellega tegelenud, koos Kait tuli natukene hiljem. Ja 14 aastat. Just, et
et see algus oli, kui ma siia tulin, siis muidugi minu suur idee oli see, et saada siia luua suveakadeemia, et ikkagi noored saaksid hakata käimas ka õppimas ja meil on see siiamaani igal aastal toimunud, kordagi pole vahele jäänud. See on siis Rapla rahvusvaheline suveakadeemia. Meil on olnud erinevaid, on olnud dirigentidele, on olnud viiuldajatele, keelpillimängijatele, aga nüüd viimased aastad, kuna mul on väga tugev side itaallastega, Itaalia Verdi Akadeemiaga, siis läbi selle on meil kogu aeg olnud ooperilauljatele. Selliste nii-öelda mitte mainstream üritustele on selline asi omane, et inimesed ei saa neid kuidagi vastu võetud või kuidagi juba keeruline neid sinna saada. Ja üldiselt tavaliselt on niimoodi, et kui inimene seal juba ära on käinud, siis on tal kindlasti positiivsed emotsioonid, olgu see kirikumuusikafestival või mingisugune teine festival, mis ei ole mainstream festival. Miks sa arvad, et see ei ole mainstream? Mis on mainstream sinu arvates? Popmuusika on mainstream või muusikast räägime, ütleme siis. Kes seda ütleb, seda ütled sina? Minu jaoks on mainstream. No lihtsalt, sinu jaoks aga kui me vaatame nagu sellesi, millised rahvaüritused siin on, jaanipäev näiteks, seal ei esine ju Rapla kiriku muusikafestivali esinejaid ja suurtel jaanipäeval on tuhandeid ja tuhandeid inimesi korraga. See pole nagu festival, jaanipäev on sündmus, see on meie tähtpäev. Lihtsalt, et ütleme siis nii, et sellist muusikat peab kuidagi tutvustama. Ja kui inimene on juba tuttavaks saanud selle muusika, siis ta juba vaatab, kuule väga hästi ja väga tore, aga ta sinna saada sinna. See on nagu eraldi, ma arvan, selline väljakutse, sest paljud kindlasti kohe seostavad, kirikumuusika, see ei ole minu teema. Mis ta ütleks inimesele, kes ütleb, et kirikumuusika pole nagu väga see või et pole kunagi käinud, et miks ma peaks tulema? Mis sa ütled, Kait? Miks ma peaks tulema? Jaa, küsida lihtne on, aga te olete selle asja sees kogu. Võib-olla seda ma peaks isegi ise nagu isiklikult isegi küsida, kuna ma ei ole ka käinud. Jah, kutsun, ma juba olen kutsunud. Aga ma lihtsalt küsin, mis ma peaks tulema siis. Miks ma tulen? Aga miks ta peaks tulema? Et vali endale kontsert välja. Aga kuidas ma valin, kui ma ei tea mitte ühtegi esinejat? Selleks me siin täna oleme. Vot täpselt. Ja sulle tutvustame ja kõigile teistele ka. Et miks see on et see on nagu üdini selline sakraalne asi ju ei ole. Vaata, miks sa pead tulema. Popmuusika on väga ilus. Ma olen poplaulja olnud. 2 aastat laulsin ansamblis Laine. Väga uhke. Olin Gunnar Krapsi bändi soojendusbänd. Ehk siis Laine käisime temaga koos mööda Venemaad. Mul oli ilus hääl, keha oli ka väga ilus tolle ja kõik noor ja ilus. Ma ei pidanud selleks mitte midagi tegema. See oli lihtsalt, läksin lavale, tantsisin, Kalju Saarek andis meile tantsutundeks ja toimuski selline uhke popmuusikapidu, nii-öelda mainstreami festival, eks ole, sest see oli aasta läbi, me olime 9 kuud Venemaal aastast. Jah, võib-olla ka mingil määral ma suutsin seda publikut puudutada. Võib-olla. Mis tähendab puudutamine? Puudutamine tähendab seda, kui muusik on jõudnud oma südames nii sügavale sissepoole, et ta suudab sinu karvakesed siin püsti tõsta ja ta suudab siia väikese pisara tuua. See on nagu see, mida teeb klassikaline muusika. Seda me vahest arva tunneme ka popis. Mõni tõesti laul läheb väga hinge. Aga see laul või pop, mitte nüüd pop on, ma ei tea, see on väga imelik sõna juba, et seda ei oska kuidagi kirjeldada, mis see pop siis üldse on, aga üldiselt tänapäeval elektroonilises muusikas näiteks suudetakse seda luua nagu heli ja valgusega näiteks samamoodi. Väga hea heli ja väga hea valgusega lihtsalt. Jaa, aga ta ei puuduta su süda. Jah, okei, ta võib korraks, eks ole, sa lähed sinna sellesse möllu. Südant jah, mitte vist, aga... Lähed sinna möllu, eks ole, ja siis sa näed kõik kumiseb ja pläriseb ja tulede möll, eks ole, ja sa tõepoolest tunnetad nagu, et vau. Aga kui sa tuled sealt ära, kas sa said midagi ka hinge, kas sa hakkasid mõtlema, huvitav, mis see inimene üldse on, kust see inimene tuleb, kas see inimene on lihtsalt nüüd siin ta on ja sureb maha ja ongi kõik. Et kas on äkki inimeseks olemisel mingisugune palju laiem, palju sügavam taust? Selliste mõtetega võib kirikumuusikafestivali kontserdit ära tulla? Võib juhtuda? Kindel. Ma mõtlesin, teatrist saab niimoodi ära tulla, aga näed. See on kindel.
aga saab ka sellisest kohast, jah? See ruum mõjub ja kogu see muusika, seal saab sul täiesti... Kas seda peab oskama kuulata siis kuidagi või lihtsalt tuleb ise kuidagi? Sa lähed ja kuuled. See ruum võtab su endasse. Sa võime seda teatriga siis selles mõttes võrrelda inimesega, kes ei ole käinud kirikumuusikafestivalis, küll aga on käinud teatris, eks ole, et ta ka ei tea, mis sealt tuleb. Pole esimest korda näeb ja küll ta pärast siis teada saab, mis sealt tuli. Võib siis niimoodi võrrelda. Absoluutselt. Sa võtad selle kava lahti ja vaatad siit, mis tundub sulle sümpaatne. Sa võid natuke guugeldada ja valida see välja esimest korda. Just. Ja ma arvan, et ja muidugi see võidab su südame. Hingetasandil ikkagi puudutab esineja. See on teatris ka ju, sest need kõrvalosatäitja, mõni kõrvalosatäitja võib sind väga puudutada. Aga tavaliselt need ikkagi, kes on peaosatäitjad, nendele antaksegi pearollid just selle tõttu, et nad kannavad selle nii-öelda välja. Ehk see tähendab seda, et neil on olemas see touch, see puudutus siin hinges, millega ta saab sinu sisse minna. Ja muusikud on nüüd samamoodi, ma olen ka lavakas õppinud, nii et ma tean seda, mida tähendab näitajaks saamine. See on väga huvitav protsess. See on samasugune protsess nagu muusikuks saamine, sest klassikaliseks popmuusikuks lähed ja laulad ja tantsid ja oled ilus. Aga põhimõtteliselt klassikalist muusikat õpitakse juba ju 7-aastasest peale praktiliselt. Laulmine, ooperilaul, klassikaline laul on praktiliselt ainukene, mida saab alustada 18-aastaselt. Kõik muud instrumendid, viiulid, tšellod ja nii edasi, eks ole, kõik neid õpitakse aastakümne. See klassikaline laulmine, see jaguneb ka siis, ma eeldan ikkagi mitmeks, eks ole. Sa just ütlesid, et teos ei tähenda nüüd kohe seda, et see hirmus vägev kõik on, vaid seda teose teeb heaks ikkagi mingisugune artist või siis esitaja, kes seda teeb ja siis ma eeldan, et iga teose jaoks sobib ka erinev inimene seda laulma. Klassikaline muusika on ta kõik, aga iga inimene ei suuda kõiki klassikaliseid laule hästi ära laulda. Mitte hästi, vaid nii, et see talle nagu täpselt sobiks. No loomulikult. Aga muuseas see puudutus, ma õppisin ka Jüri Järveti juures ja Järvet tuli mu juurde esietendusele, kui ma tegin ühte ooperit ja siis ta kirjutas mulle kaardi, mul on see siiamaani alles, kus ta kirjutas peale, et laps, sul on kõik olemas, sul kõik see ja see ja see, need on kõik õpitavad, aga ainuke, mida ei saa õppida, on šarm. Ja tegelikult see šarm on üks see, mis paneb selle muusiku näitleja, filminäitleja, ükskõik kes, see paneb ta särama või poliitiku. Tähendab sul, miks on osad on ikkagi niisugused nagu tipud. Tipuks ei saada juhuslikult. Seal peavad kõik need asjad, töökus, need ja siis lõpuks see šarm, mis selle sinu südameni jõuab. See kõik peab olema nagu üks kombo. Jah, ma vahest sellest šarmist või sellest välimusest, no välimus ei ole šarm, eks ole, aga lihtsalt, et see on selline tore krediit, millel saab edasi minna. Meil oli näiteks ooperis üks täiesti erakordne laulja minu ajal, kui ma laulsin Annika Tõnuri. Ta kahjuks on nüüd juba taevapiiril, aga Annika oli selline, kui ta tuli koridoris või tänaval vastu, no sa ei pannud ta just tähelegi. Ta oli nii tagasihoidlik, tal ei olnud mitte mingisugust niisugune rätik peas ja tuli sinna noorena. Loomulikult armas hing ja nii edasi. Kui ta oli laval, siis igaüks vaatas ainult teda. See on šarm. See on vägev, jah. Kuidas need šarmikad siis välja valitakse või kuidas see festivali kava siis üldse sünnib? Seda protsessi ei hakka nüüd otsast peale võib-olla välja siin tooma või rääkima, aga kuidas sa valiku teed näiteks nagu tipptasemel maailmaartistide, Eesti tippmuusikute ja siis noorte vahel? Kuidas sa balanssi leiad, kes seal siis nüüd esinema peaksid? No me oleme püüdnud seda balanssi tegelikult hoida, eks ole, Kait, et meil oleks koorimuusikat, et meil oleks parimad koorid, et meil oleks parimad solistid, vahest ka orkestreid toome, eks. Kõik sõltub rahast. Ja et nad sobiksid esinemispaika. See on ju ka oluline. Kuidas saab sobida esinemispaika ja mitte sobida? Ma toolan korraks tagasi raha juurde, sest raha on see, millest oskad sina rääkida. Kuidas saavutada see, milliseid toetuseid me vajaksime või see festival vajaks selleks, et me tõesti saaksime tuua, nagu me ühel aastal tõime Ameerika tipporkestri ja me oleme toonud, meil on ERSO olnud siin ja nii edasi. Miks me täna seda tuua ei saa? Siis meil ei jagu vahendeid.
mis ongi karm reaalsus. Kultuuriministeerium sulges muusikafestivalidele toetusmeetme. Ehk siis üks osa on ju sealt puudu. Kõikidele festivalidele eranditult siis, jah? Ja muusikafestival eelmisel aastal, mis oli meile suureks abiks. Suur pauk. Ja ettevõtted, neilgi on omad kitsendused ja tänases sõjaolukorras eriti. Ega siis ettevõtjad, kui me oleme väga tänulikud, sest meil on Akso Nobel ja Harviker, kes on ikkagi aastaid meie juures olnud. Akso Nobel ja Elena Past toetab meie suveakadeemiat. Mul on siuke tunne, et algusest peale või kusagilt sealt. Ja Harviker annab ka oma võimaluste piires, sest ega neil ka lihtne pole. Aga kõik need toetajad on täna tagajalgadel ju. Keegi ei tea ju, kuidas moodi see elu pärast seda välja näeb. Keegi ei tea, mis toimub selle majanduslanguse tulemusel. Et see, et ma teen oma rahakoti lahti ja annetan ühele festivalile, see on tegelikult väga-väga suur otsus. Ja selleks peab tõesti olema sellised inimesed nagu Elena Past ja Siiri on. Sest nad tõepoolest saavad aru, et sellist festivali ikkagi ühes maakonnas, mis on küll Tallinnale väga ligidal, aga ühes maakonnas see on nagu pärl. See on see, mis tegelikult loob sellest maakonnast selle väärtuse, toob selle maakonna väärtuse esile, eks ole. See on nagu see, miks on vaja sellist festivali. Aga räägime siis natuke programmist. Mis seal siis, kuidas seda siis pannakse paika? Kõigepealt on vaja nii-öelda vahendid, nagu sa rääkisid, aga ega siis artistidega nagu viimasel hetkel kokku ei saa leppida. Nendega tuleb ju ka juba, et juba järgmise aasta kokkulepped on võib-olla mõne artistiga tehtud, aga endiselt ei ole selge, kas toetajaid saab või ei saa. Päris keeruline või? No nii on. Aga loomulikult selliste suuremate asjadega nagu ERSO või Kammerorkester või ütleme Hortus Musicuse orkester või need on kõik pikaajalisemad läbirääkimised. Paar aastat tagasi, ma arvan, et 3 aastat tagasi me alustasime rahvusmeeskooriga, et saada nad ühesõnaga siia, sest rahvusmeeskoor ükskord on minu ajal ka käinud. Aga see tase, kuhu rahvusmeeskoor on jõudnud täna Mikk Üleoja juhatamisel. Mikk Üleoja on siis ikkagi võime öelda noor dirigent, sest dirigendid tõepoolest Neeme Järvi saab 90 järgmine aasta, eks ole, ja ikka dirigeerib. Nii et Mikk on koorijuhtide dünastiast, tema isa ja ema on Ene ja Ants Üleoja, keda koorijuhid üle Eesti armastavad kogu südamest. Ja Mikk on nende poeg. Neil on ka tütar Elo, kes on samuti väga tubli dirigent, aga Mikk on viinud Eesti rahvusmeeskoori sellisele tasemele. Mis see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et see meeste hulk, need mehed on ju kõik sinna valitud, eks ole, häälematerjali tõttu, aga et panna nad koos laulma nagu üks pill, no seda ei oska kõik. Ja Mikk on selle ära suutnud teha. See laulmine, nad olid mul näiteks Narvas siin Virumaa festivalil ka eelmine aasta, siis Virumaa rahvas, Narva inimesed kirjutasid Facebookis, et midagi sellist me ei ole mitte kunagi üldse kuulnudki, et kus see Narva rahvas oli, et miks nad ei tulnud kontserdile, sest tõesti saal oli poolik, eks. Aga pool saali on meie jaoks ka väga tubli näitaja. Tegelikult me oleme alati õnnelikud, kui meil on ikkagi pool ja rohkem. Me räägime jälle nüüd nendest inimestest, kes kunagi käinud ei ole, et neid kuidagi kohale meelitada või kuidagi neile selgitada, mis asi see Rapla kirikumuusikafestival, see on siis ühe asja saime selgiks olla, seda võib teatriga võrrelda, eks sa saad samalaadse kogemuse või puudutuse, eks, nagu ka teatrist. Kuidas dirigente kirjeldada? Mina olen ka mõelnud seda, et kuidas kujunevad mingisugused nagu väga head koorijuhid, mis seal siis nüüd nii väga on? Tavainimene ütleb, lööd seal takti 3, 4, 5, pane siit kõvemini, pane sealt vaiksemalt. No kui keeruline see olla saab, aga see on sellepärast, et millegi pärast on täiesti nagu sellised staar-dirigendid välja kuidagi kujunevad. Millest nad välja kujunevad? Siis kuidas nad seda teevad, et nemad on nagu nii head ja suudavad mingi asja niimoodi kõlama panna, nagu mõni teine ei oska?
No mul on jälle üks õnn olnud, sest ma olen ka dirigent. Ma olen lõpetanud Muusikaakadeemia, esimene eriala oli mul dirigeerimine, muusikapedagoogia, pärast olin siis laulja. Valisin selle eriala, mis viis mind siis maailmakoolidesse, tippkoolidesse, mis tähendab maailma tippkool, tähendab seda, et seal õpetavad kõige tugevamad õppejõud. Need on tohutult kallid koolid, see, kus ma õppisin, see oli täiesti üle mõistuse, muidugi ma sain igasuguse stipendiumid ja suutsin kuidagi selle läbi, aga dirigent on täpselt seesama, millest ma just rääkisin. Esimene asi on ikkagi šarm. Dirigent peab olema ka šarmikas, tal peab olema... Keegi tahab sind kuulata üldse, mis sa ütled? Muidugi. Need autoriteet siis natukene või saab ka selle Sul kohta? peab olema see sisemine, aga nüüd teine asi, mis on kahtlemata see dirigent ja muidugi igaüks peab armastama oma tööd nii väga, et sa lihtsalt... Ma lõpetan öösel kell 1 eile õhtul. Lõpetasin näiteks, see ei ole ainukene õhtu, neid on kogu aeg. Hommikul ma hakkasin juba saatsin pressiteate. Ma nii tohutult armastan seda, mida ma teen. Kogu hingest. Ja võt see armastuse väli, mis tekib ümber staaride. Muuseas, see on ka popstaaride ümber. Ma mäletan, et see oli üks periood, kui ma käisin laululaval siis kuulamas kõiki neid, siin käisid Tina Turner ja siin käisid igasugused Elton John. Ja ma läksin ja kuulasin seal üleval, kus nüüd on Erne Saksa püst, tol korral polnud seda veel lauluväljakul. Ja mind huvitas, mis see on? Mis on see, mis sellest, miks temast sai maailma tipp? See ei ole juhus, see on armastuse tase. Need inimesed armastavad seda, mida nad teevad ja armastavad seda publikut. Ise kui tihti peale paparatsodele nii-öelda jäetakse mulje, et umbes, et öeldakse koledaid asju. Nende hinges on nii sügav austus ja armastus selle osas, mida nad väljendavad. Dirigent, muusik peab armastama loojat. Seda, kes lõi muusika. Näiteks, kui te tulete avakontserdile, siis Ramm laulab seal või nüüd siis rahvusmeeskoor vanasti oli, eks ole, Ramm, et nad laulavad seal Arvo Pärti. Miks Arvo Pärt on maailma tipp? Arvo Pärt lendas kui pudrukuul ja viis Eesti klassikalise muusika maailma kaardile. Seda ei viinud Järvid, seda ei viinud keegi teine. Alles Arvo tegi sellise läbimurde, nagu tegi soomlastel Sibelius, norrakatel Grieg, Edvard Grieg ja nii edasi, Bach ja nii edasi. Nad tõstavad nagu selle maa, kuidas öelda, muusikakaardile. Arvo Pärt tõstis Eesti muusikakaardile. Teda mängitakse üle maailma kõikides kontserdisaalides. Miks? Sest Arvo Pärt oma dokumentaalfilmis näiteks, mis on temast tehtud, ma ei tea, võib-olla sa oled ka seda näinud. Ta paneb sinna klaveri peale ja ta ütleb, need helid lihtsalt tulevad mu pähe. Kus nad tulevad? Need helid on järelikult ju kusagil siin meie ümber. See inimese väli, mis on siin meie ümber, on ju väli. See on energeetiline väli. See ei ole lihtsalt see füüsiline. Ma katsun seda värki, näed siin ta, aga näed, siin on ju energeetiline väli. Ja nüüd see helilooja saab sellest energeetilisest väljast läbi oma tohutu armastuse tunde, kas siis mõne muusa vastu. Näiteks Puccini kirjutas kõik ooperid, tal oli iga ooperi jaoks oma naine. Kõik olid tema muusad ja sealt sündisid Mimi, Boheemid, seal sündisid suured ooperid, sest see armastuse tunne, mis tema sees tekkis, see elavdas selle välja siin. Selle meie ümbritseva välja. See on siis mingi selline kognitiivne väli, eks ole, kuidas inimene suudab oma selle muusika armastusega selgeks teha teistele ka, või kõik hakkavad kuidagi ühtemoodi mõtlema. Seda ei saa nagu õppida, et mida rohkem õpid, seda paremaks saad, või nagu sportlastega, et mida rohkem treenid, seda paremaks saad. Loogiline, eks ole. Aga heaks nagu
heliloojaks või dirigendiks saab kuidagi teistmoodi lihtsalt. aga tegelikult sportlastel on ka, vaata, kui me arutame seda sporti, see asja, et kes need tipud ikkagi on maailmas, kes tõusevad, kas tennisistid või ükskõik kes, eks ole. Neil on mingisugune ühendus ikkagi, nad nii armastavad. No ja nad peavad ju fanaatikud olema, vaata need kas või popmuusikud, need pole kodugi, nad lihtsalt sõidavad päevade otsa ringi, nad ei tea, mis kell on, kus mandripäev on. Need peab ju meeldima, sest tavainimene läheks siis hulluks peaks juba poole aastaga, ma arvan, ega nemad sõidavad mitukümmend aastat ja niimoodi elavadki ja peab ka meeldima. Ja pluss veel siis on ikka inimesel vedanud, et tal midagi hirmsasti meeldib. See on ju ka tore asi. Muidugi. Tähendab, see on armastus tegelikult. Ei ole olemas ainult see, et ma armastan naist ja meest, eks ole, vaid ma armastan, sa armastad oma tööd, sina armastad oma tööd. Mina armastan oma tööd nii tohutult, et ma ei oskagi seda nagu, see olengi mina. See minu töö ongi, see ongi minu armastuseks. Et see dirigent tegelikult siis, kui me alustasime sellest, et mis teeb dirigendist dirigendini, tema peab seda heliloojat, nagu nii nad mängivad Gabrielit ja Pärti, eks ole. Mikk on ju valinud selle Mikk Üloja selle kava. Ta peab nii tohutult tunnetama enda sees selle helilooja mõtet. Seda ei saa siis nagu maalikunstiga võrrelda, et ma olen aru saanud, et maalikunstiga on nii, et mõtle, mis sa tahad ise sealt välja ja nii ongi õige, aga muusikaga siis päris nii ei ole. Ei ole maalikunstis ka. Maalikunstis päris tihti kunstnikud ütlevad, et nemad mõtlevad ju mingisugust ühte asja, aga see, kes tuleb pilti vaatama, mõtleb hoopis teist asja ja loed midagi muud sealt hoopis välja ja see on ka ju täitsa okei. Seda muidugi, aga mis jälle maalikunstikus teeb ka tipu? Miks on just ikkagi Rembrandtid ja Van Gogh ja kõik need on saanud maailma tipuks? Miks nende loomingut vaadatakse? Nende ajal oli ju teise kunstika ka. Et nagu Mozart ja Salieri on näiteks, siis Salieri oli Mozarti ajal ka, eks ole, väga suur helilooja ja ta oli nii kade, et temast ei tulnud, eks ole, sellist tippu, nagu tuli Mozartist korraga. See on ikkagi see väli. Ja see väli on muidugi ka kaasa antud. Tähendab, sul on olemas see mingisugune tunnetus, ütleme, sisemine, mida sa siis hakkad arendama. Vaat see tegi küll asja nüüd põnevaks. Vaat tulebki minna siis vaatama. Seda ei saa nagu väga täpselt paika panna, kuigi tahaks, mida selline sirgjoonelisem inimene on, et seda rohkem tahaks ju lihtsalt, et asjad oleks paigaks. See käib nii, see muusika on see, seal tuleb hakata tunnetama ja kuidagi teistmoodi. Aga muidugi Kait võib rääkida sellest, miks tasub tulla Velise kirikusse. Ma tahaks kõigepealt rääkida selleks, miks peab mööda neid kirikuid ringiga muudkui käima ja lihtne oleks ühes kirikus kõik ära teha. Miks me lähme näiteks Velisele? Et viia suur kontsert väiksesse kohta. Kirikusse, mis enamuse aastast on ju suletud. Seal on võimas kogukond, nad on meil abiks, nad ootavad neid kontserte, mis sinna tuuakse ja miks mitte pakkuda neile seda, mida nad tahavad. Ma arvan, et Velise kirik. Et see ongi. Palun tulge mõlemad. See on erakordne. Juba kui sa sinna Velise kirikusse sisse lähed, seal on teissugune aura. Seal on eriline, seal on kõik autentne. Tähendab, seal ei ole midagi kuskilt veel vist eriti restaureeritud ka, on nii? Kõpitsevad seal nii ja naa, et ta kuidagi olemas oleks ja... Ta on pisikene. See altar, see on nii ilus. Tähendab, sa pead seda nägema, sest kui sa ei näe, siis sulle ei teki nagu seda kujutlust. Aga ma püüan sulle seda kujutlust. Sa väga hästi oskad seda teha. Sest see kirik on tõesti erakordne, aga mitte ainult Velis. Ja sinna tuleb rahvast igalt poolt. Pärnust, Tallinnast, üle Eesti. Sest see on nii kihvt ja muidugi ortodoks hinges. See Kiigesaar seal kõrval ja kogu see kogukond. Seal on kontserdipuhvik kirikuaias igal aastal, juba mitmendat aastat. Et sinna väga oodatakse. See läheb puupüsti täis ka meil peaaegu alati. Sest tõesti ta on pisikene, ma ei tea, 150 maksimum. Me oleme müünud 140 piletit ja siis olid mõned trepi peal kahjuks, aga ei heiduta neid. Need kirikuid on veel, kus kirikumuusikafestival siin maakonnas ringi käib. No vahastu. Päris mitu. Vahastu on väga kihvt. Ja kõik on ju nii eriilmelised, et erinev publik. Ongi muidugi kindel publik, mis käib ju kaasas igal kontserdil.
aga mitte alati. Kuidas neid kontserte sinna siis valite? Kõigepealt tegime selgeks, et igale artistile sobib mingisugune helilooja, millest ta nagu aru saab. Siis peab veel koht ka kuidagi sobima selle muusikaga või ei ole see nii keeruline? Mõtlesin üle natukene. Võtame mingi väiksema kiriku, siis nagu iga asi sinna ei sobi või sobi või... Ei, seda muidugi mitte. Meil on Järvakandi kirik on pisikene puidust kirik, eks ole. Me ei teagi, mis tänavast ta saab, sest sinna mahub 60 umbes. 75. Ja see on nii pisike. No seda peaks juba selle väiksuse tõttu olema vaatama, sest see on jälle selline erakordne. Armas, need kirikud on kõik erinevad ja arvsad. Mõni suurem, mõni väiksem. Ja vastavalt sellele peab loomulikult mõtlema, ma ei saa sinna panna ooperi häält, eks, kuigi meil on seal käinud ka, aga siis laulnud natuke teistsugust muusikat. Akustik on juba erinev, et peab sobiliku esine leidma. Aga kirikutes ei ole ju probleem. Tähendab selles mõttes, et seal on igal pool akustika. Sest mina korraldan ju oma fondiga üle, eks ole, Eesti igal pool kultuurimajades ja me oleme ka mõnes seltsimajal on lihtsalt mingi kööktuba, eks ole, kus ei ole üldse akustikat, et sa pead nagu kogu aeg teadma, sest üldse mitte akustikasse võib-olla sobib näiteks akordion või midagi, aga akordion ka, kui ta läheb kirikusse, siis see kirik on seda heli täis. Et selle tõttu kirikumuusikafestivali korraldada on imeline. Kogudusinimesed aitavad kaasa ka, ma arvan, väiksemates kirikutes on päris rõõmsad, et tuleb korra elu sisse jälle kirikusse. Ikka, igal pool aitavad. Aga logistiline paras väljakutse. Juba reklaami tegemisel ja ikka koostöö on väga hea, ladus. Aga logistika on see natuke keerulisem ka või kus need esinejad üldse on või magavad? Eks ikka on teistmoodi, kui korraldada kontserti ühe koha peal. Ikkagi on ju hoopis teistmoodi. Me sõidame, me viime ju erinevatesse piirkondadesse täiesti kogu selle programmi, tegeleme eraldi selle kandiga. Näiteks kui me läheme Vahastusse, siis me tegeleme Vahastu piirkonnaga rohkem. Või siis kui me sõidame teisele poole Sakku, siis me tegeleme rohkem selle Harjumaa poolega, et kindlasti on see töö hoopis erinev. Muidugi selgroog on ikkagi sama ja põhiasjad ikkagi tuum on olemas, aga mõtle spetsiaalselt. Räägime noortest ka veel, me alustasime ka selle jutuga, et noored käivad ka asja juurde alati. Nii et akadeemia tuleb välja ja valittakse ja kuulutatakse välja siis parim noor muusik ka. Ja no üks oli siis see, et meil on Suveakadeemia, eks ole, mis on juba 16 aastat, see on või 15 või midagi sellist. Ja mis oli minu jaoks väga oluline ja mul oli väga hea meel, et Rapla kiriku inimesed ja kõik see kogu see MTÜ oli nagu valmis sellele kaasa aitama. Mul tegelikult oli palju ideid, ma mõtlesin, ma tahaks, et see Rapla kirikumuusikafestival oleks nii, et rong käib siin mööda seda Raplat, sõidab seal ringi peal niimoodi ja õhupallid ja tututu ja lapsed räägime sellest rongist ja tuletame meelde. Lapsed mängivad viiulit ja kõike seal. Aga noh, need nõuab raha. Kui raha oleks olemas, siis saaks teha sellist. Aga ühe perepäeva me ikkagi tegime. Ühe tegime, jah. Rapla keskväljakul ja mis kujunes väga toredaks päevaks. Kas me mitut isegi ei teinud? Jah. Rongi ei olnud, aga meil olid... Aga no oli tegelikult... Tegevusteater ja päris vahva päev oli. Noori jagub ikka või? Ja vähemaks tuleb rohkem juurde. Just tunne... Sa mõtled publikusse... Akadeemiasse ja niimoodi. Akadeemiaga on kõik hästi. Tähendab, seal on kõik, nad registreeruvad, eks ole, ja nad saavad kõrgel tasemel õpet ja siis me tuleme selle ooperigaalaga siia. Me teeme Tallinnas ka selle, nii et see on nagu niisugune iga-aastane traditsioon nüüd viimased äkki 5 aastat ma pakuksin. Aga uue asjana 6 aastat tagasi, see oli küll nüüd täitsa kogemata. Ma ei teagi, kuidas see tuli, et korraga tekkis mõte, et võiks teha ka konkursi lastemuusikakoolide lastele. Ja meil oli koosolek. Ma mäletan seda, ma pakkusin välja, et võiks noori rohkem kaasata, et kuidas midagi noortele mõelda. Just. Ja siis tuli see plahvatus. Ja sealt tekkis, ja nüüd on 6 aastat järjest, siis see on nagu kõikidele Rapla maakonna muusikakoolidele. Tavaliselt osaleb meil 6-7 kooli vist. 5 muusikakooli. 5. Võtame 4. Olegi väga palju rohkem neid siin maakonnas. Meil vist kokku on 7. Märjamaa Kohila, Rapla, Kaiu Juuru.
no seal ikka on neid veel tegelikult. Tähendab, me saadame välja, eks ole, alati kuskil minu teada on kas 7 või 8 muusikakooli, kes saavad selle kutse, et toimub jälle see konkurss. Püüan siis kokku panna žürii, kes oleks küllalt kõrgel tasemel alati. Ja siis need lapsed registreeruvad, õpetajad registreerivad need lapsed sinna konkursile. No, vast on see väga tore. See on ikka koostöös muusikakoolide direktorid ja õpetajad aitavad. Maakonnas ülearu palju nendest konkursse vist ei korraldata muusikutele. Peaks ikka ju korraldama. See ju viib kuidagi edasi. Muusikakoolide sisemisi konkurssi ja neid, jaa. Aga see vist Raplamaa see on küll vahva ettevõtmine. See on väga vahva ettevõtmine. Kogu see Rapla kiriku muusikafestival on üks vahva ettevõtmine. Vahva saade hakkab läbi ka saama, et kuidas me selle kokku võtame, paneme selle aadressi siia raplafestival.ee, siit saate vaadata kenasti kavaga tutvuda. Siia on kirjutatud raplafestival.ee, sellised flaierid on üle igal pool Tallinnas, siin on nad üle valla, eks ole, igal pool. Mine vaata sinna peale, Rapla festivalil on täiesti erakordne au, sest me oleme valitud juba mitmendat aastat Euroopa Festivalide Liidu preemia saajaks. Mis see tähendab? See on muuseas, võib-olla läbi selle tulevad need külalised. Ma ei oska öelda, et grupid nagu registreerivad. Sest me paneme oma festivali, saadame sinna nii-öelda komisjonile otsustada selle festivali programmi. Nii kui programm on valmis, nii peame me selle ära saatma. Ja siis valitakse välja selle hooaja, ehk siis näed, sellel aastal on meil 26-27. See on kvaliteedimärgis. Seda ei saa kõik. Nii et meie oleme nagu Rapla kirikumuusikafestivaliga Euroopa Festivalide Liidu poolt tunnustatud kvaliteedimärgisega juba mitmed aastad. Ja see ei ole kirikumuusikafestivalide liit, vaid see on kõikide festivalide liit. Euroopa suur, seal on, ma ei tea... Ma tean, see on igasugu žanre. Kas 2500 või kui? No seal on meeletu hulk festivale. Ja see on väga kõva sõna muuseas. See tähendab ikkagi seda, mida nad arvestavad, eks, et esimene asi, et peab olema rahvusvaheline. Kahjuks meil on muidugi järjest läinud igal aastal see rahvusvahelisus natukene väiksemaks rahalistel põhjustel, aga neile meeldib see, et me kajastame koorimuusikat, kammermuusikat, orkestrimuusikat, et see kõik on nagu üks niisugune süsteem. Väga tore. Lõpetuseks ikkagi siis nendele inimestele, kes on igal aastal kirikumuusikafestivalil käinud, nendel ei olegi võib-olla midagi rääkida. Nemad teavad täpselt, mis on ja küll nad kohal on, küll nemad teavad, mis see kvaliteet seal on. Aga just need uued inimesed, kes võiks jälle tulla, paar asja oleme siin ära lahendanud, kuidas kirikumuusikafestivali kirjeldada sellisele inimesele, kes kunagi käinud ei ole, aga kui nüüd talle soovitada kõige esimene kontsert, kus ta võiks minna, siis nüüd alustuseks proovima nii-öelda. Mis sealt võiks välja valida siis? Kõik. Mine Piletilevisse ja osta festivali pass. Pensionärile kõikidele kontserditele festivali pass maksab 60 €. 60 €? Aga see festival kestab ju nädal aega. 3 nädalat. Tähendab 9 kontserti, 60 € eest. Pensionär, õpilane, üliõpilane. Kooliirikutel on ilma rahata. Võtke lapsed kaasa. Kuni 7 aastani on meil vaba pääse. 60 € on siis kõik kontserdid nii-öelda sooduspiletiga ja 90, see tähendab 10 € igale kontserdile. Et ostke see pass ära, kui mõnele kontserdile ei pääse, eks ole, või ei saa tulla, siis tegelikult on sul ikkagi see pass olemas ja sa saad igale poole tulla. Aga mida ma soovitaks? Loomulikult kõiki, aga mulle väga meeldib Janne Sevtšenko, kes ei ole Janne Sevtšenkot kuulnud. Tema on Vahastu kirikus. See on meie võib-olla opereti primadonna, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti Eestis. Ta laulab Estonia rahvusooperis ja temaga koos on, kui ta ei ole kuulnud, marimbat. See on niisugune löökpill, sa vist kuuled ka seda esimest korda. Marimba on geniaalne pill, milline ja kuidas mängib see poiss seda. Te peate seda kuulma. Toivo Unt on maailma tipp.
Marimba, milline? See on nagu näed, xülofoon. marimba on selline jah, nagu xülofon, aga ta on pehmem. Ta on palju pehmem. Ja seal on veel, no ühesõnaga Toivo Unti tuleb tulla vaatama. Lõppkontserdil on meie laulupidude ema. Tänane noor ema, sest ta on veel nii noor, aga tema on Heli Jürgenson. Heli on olnud meie suurte laulupidude vist 2 korral see kunstiline juht. Ta on vägev naine ja tema, ma käisin seda teost kuulamas 2 aastat tagasi, John Rutteri Requiem. Ärge laske sellest enda pähe panna mingit imelikku Requiem, võib-olla nagu tum-tum-tum. Ei ole. See on väga helge muusika, see on imeline muusika, seal on pisikene orkester, 2 koori ja seal on ju kantus. Ja kantus on muuseas Rapla koor. Nii et selles mõttes on kaasatud ka Rapla inimesed. Siis tuleb tulla, ma ei tea kuhu, jumal, tulge Andreast Lendu ja Allan Jakobit kuulama. See on üks selline duett, akordion ja cello. Neil on nii kihvtid kavad. Ma panin 10 aastat, sest ma nägin Allan Jakobit Apelsinis. Oli siuke ansambel või? Apelsin ikka või? Ühesõnaga, tema on tegelikult siin nagu popmuusik, eks ole. Ja kui ma vaatasin teda, ma kuskil nägin Viimsi mõisas vist ja kuskil, ma vaatasin, issa, mis energia sellel mehel on. Ja ma viisin ta ühe teise poisiga kokku, kes on cellomängija ja nad on 10 aastat teevad kontserte üle Eesti. Ühesõnaga, saksofoni kvartett on meil siin ja ooperikoolo ja siis meil on Enn Vetemaale kummardame ja meil on siin veel igasugust värki. Vaadake seda ja siin on plaan. Vaat nii et raplafestival.ee, nii ostke pass ära, siis on asi selge, et saate igal pool minna, kus saate minna katsetama ja need, kes on alati käinud, ju neil on passid juba ostetud meelde. Nii et raplafestival.ee. Aitäh teile tulemast, aitäh, et korraldate sellist üritust ja järgmise aastani kindlasti. Aitäh. Teeme nii. Aitäh. Kohtumiseni.